Tere taas, hea vaataja! Tere ka minu poolt! Täna on 25. august ja nüüd me oleme tänaseks koristanud juba siin üle kuu aja vilja meie põldudelt. Urbo, kuidas meil praegu koristuse järguga on? Koristusega hetkel on selline seis, et üle poole pinnast on koristatud. Lõuna pool kindlasti rohkem. Osad põllumehed kindlasti on ka lõpetanud juba ja osad ka lõpetamas. Praegu hetkel vast koristatakse ikkagi suviotra juba. Talinisu on üsna vähe järgi jäänud lõunas, natuke rohkem põhja pool. Hernes on kindlasti pooleli ja kaera on kindlasti pooleli. Tulemas veel suvinisu, suviraps ja hiljem ka uba. Ja kuidas on nüüd viimasel nädalal kvaliteedinäitajad olnud nendel viljadel, mida me oleme nüüd vastu võtnud? No ma ütleks, et enne vihma oli ikka märksõnaks see, et põllu pealt tuli ikka otse kuiv. Ja praegusel hetkel ongi paus nii-öelda sisse tulnud ja kui me enne hooaega arvasime, et probleemiks saab siin tungal terav fusarioos, siis õnneks vähemalt pool sellest ei läinud täide ja fusarioosi tõesti hetkel näha pole. Aga kui me nüüd hernest räägiksime kõigepealt, siis hernes on vast poole peal ja täna on ikkagi märksõnaks poolikud herned ja võib-olla siis teisena seal kõrval, mitte vähem olulisena, on ussitanud herned. Oleme ka täheldanud, et ussitanud herneste osakaal on aasta-aastalt ikkagi tõusnud, lubatud on maksimaalselt 3% toiduhernel ja see on agronoomiline väljakutse kindlasti hernekasvatajatele tulevikuks, et kuidas hoida ussitanud herneste osakaal madalal. Kuna kaerakoristus on poole peal, siis järgmisena räägikski kaerast. Seni vastu võetud kaeral on olnud probleemiks mahukaal ja peentera. Soovitame kindlasti kaera sorteerida, et saada paremat kvaliteeti. Lisaks on ka kaera hind võrreldes näiteks odra või rukkiga üsna heal tasemel. Rõhutame, et toidukaera puhul on oluline lisaks mahukaalule ja peenterale ka sort, värvus, madal mükotoksiinide tase. Nüüd, kui vihm on koristus segamas, ongi paslik siinkohal vaadata kaera värvust. Ja mul ongi siin paar näidist, mida saame siis omavahel võrrelda. Siin laual ongi toodud 2 näidist, millest üks on ilusa heleda värvusega toidukaer ja teine juba tumenenud värvusega kaer, mis läheb söödaks. Viljakoristuse kõrval on tähelepanu alla tõusmas ka uuesaagi külv. Talirapsid on enamjaolt juba külvatud ja lähenemas on ka teraviljade külviaeg. Taliteravilja seemnete tellimisega alusta juba täna, selleks, et tagada endale puhitud seemne olemasolu külviajaks. Mida põnevad börsidel? Ja, vaatame, kuidas on liikunud Matif ja mida uudist on turgudel. Matif on nädala jooksul püsinud vahemikus 181–183 eurot tonnist, mistõttu püsivad nisuhinnad suhteliselt kõrgel. Turul kauplejaid jätkuvalt üllatab kõrge Matifi tase. Arvestades suurt globaalset pilti, siis surve nisuhindadele aga püsib ja põhikultuurid nagu nisu ja eriti oder, nende hinnad on püsivalt vaikses languses. Samuti on rukihinnad teravalt langenud, nagu ka mõnda aega tagasi sai prognoositud. Aga miks Matif on siis püsinud kõrgel? Nagu juba eelmisel nädalal nägime, siis üheks põhjuseks on tehniline kauplemine börsil. Samuti on euro veidi nõrgenenud ja USA maisi ja sojapõllude olukord on halvenenud. USA turgudel ongi nädala jooksul toimunud muutusi. Vaid 64% maisipõldudest on heas või väga heas olukorras. Kukkumine eelmise nädalaga võrreldes on märkimisväärne ja selle üheks põhjuseks on omakorda Iowa osariigi tormid, mis on USA üks olulisemaid maisi- ja sojakasvatuspiirkondi ning seal lamandus tormi tõttu suur osa maisi- ja sojapõlde. Kuna USA põllude olukord on tuntavalt halvenenud, siis see kergitab nii USA nisu, soja kui ka maisi hinda, mis omakorda toetab ka Euroopa Matifit. Kui hüpata korraks Lõuna-Ameerikasse, siis ka Argentiinast on ärevaid uudiseid. Seal on väga kuiv ja vaid 20% põldudest on heas või väga heas olukorras, mis globaalselt võib toetada nisu hinda. Kuivuse tõttu on Argentiina nisusaagi prognoosi ka vähendatud siin paar nädalat tagasi kuskil 2 miljoni tonni võrra. Samal ajal aga Austraaliast näiteks on oodata jätkuvalt üle mitme aasta väga korralikku saaki. Nisu üle 10 miljoni tonni rohkem ja otra üle miljoni tonni rohkem.
Austraalia vili tuleb turule novembris-detsembris. Euro on veidi tagasi andnud, praegu 1,18 juures. Kui euro nõrgeneb, siis see toetab Matifit ja ka Euroopa füüsilist hinda maailmaturul. Kui vaadata Euroopat, siis Euroopa võib jagada kaheks. Lõuna- ja Kesk-Euroopas on koristus lõppenud, maisi on veel vaid koristada. Kui siiani oli kuiv, siis nüüd on sealkandis vihma tulnud ja ilmakaart näitab sademeid, mis on väga vajalikud, sest Kesk-Euroopa vaevles kuivuse käes. Põhja-Euroopas on kuivem ja koristus on veel osati käimas, kuigi ollakse lõpusirgel. Põhiteemas Euroopaks ongi tegelikult Baltikumi suur saak ja väga head nisusaagid Taanis ja Rootsis. Tulles Venemaa juurde, siis Venemaa on ka juba koristanud suurema osa oma nisusaagist. Nisusaagi prognoosid on erinevate allikate andmetel väga varieeruvad, 82 ja 84 miljoni tonni vahel. Kui eelmise nädala saate lõpetasime, tuli kohe värske uudis, et Venemaal on nisusaak 84 miljonit tonni. Kui Venemaa saak jääbki 82-84 miljoni tonni juurde, siis see tähendab 9-11 miljonit tonni rohkem Venemaa nisu kui eelmisel aastal. Igal juhul on Venemaalt tulemas suur nisusaak ja see on surunud nisuhinnad alla. Kuna nii meie piirkonnas kui ka Musta mere regioonis on suured nisusaagid, siis müükide korral on juba tunda teatavat võitlust hindade pärast, mis on omakorda siis löönud nisuhinnad alla. Seepärast on tegelikult oluline ja saabki määravaks nisu üldine kvaliteet. Paar sõna ka õlikultuuridest. Rapsi hind on püsinud samas hinnakoridoris. Sadamasse tarnituna hinnad on olnud kusagil 355 euro juures. Rapsi hinda mõjutab soja hinnatõus ja ka teravalt tõusnud palmiõli hind. Euroopa selle aasta rapsisaagiks on circa 17,5 miljonit tonni, mis on 2 miljonit tonni rohkem kui vahepeal prognoositud. Tõus on eelkõige tulnud kõrgetest Poola ja Baltikumi rapsisaakidest. Samal ajal tarbimine on madalam ja imporditakse palju odavamat rapsi ka Kanadast ja Musta mere regioonist. Kokkuvõtteks, väga head saagid meie regioonis ja Musta mere piirkonnas hoiavad viljahinnad veel mõnda aega surve all. Selleks korraks lõpetamegi oma saate. Kohtumiseni järgmisel korral. Kohtumiseni.